üks naljakas lugu ka, et praegu jõudsime siis siia langevarjuhüppe kohta ja Hannes lõpuks saabki oma langevarjuhüppe teha. Me tahtsime ka filmida, aga see oleks olnud täpselt sama palju maksnud kui hüppe ise, nii et ilmselgelt jätsime ära selle. Aga esimene hetk, kui me kohe sisse tõime, siis administratsioonilauas oli meie endine töökaaslane, kes töötas meiega siis Uuna farmis, sest ainuke koht, kus me oleme töötanud. Ja mina tundsin ta kohe ära, tal võttis natukene aega ja siis ta mingi oota, ma ju tean teid. Ja siis ma veits ootasin, sest nagu ta tegeles tööasjadega või siis Hannes asjadega ja ma ei tahtnud vahele segada. Ja tema kaaslane ka siin, et väga-väga tore kokkusattumine, et kuidagi meil on mingi side on selle Uus-Meremaga, et igal pool on mingi tuttavad inimesed juba põhimõtteliselt, mitte igal pool, aga ikkagi väga-väga tore selline kokkusattumus ja rääkisime paar sõna juttu ja nemad elavad siin ja töötavad siin veel siiamaani, et said sponsorviisa peale. Just let me know if anything's uncomfortable. Yeah, that's about CK. So did you guys work together here? Or? Yeah, we do like a on the stage, okay? What you do here, put your hands inside your harness. That's the one, bro. Reason being, I don't want you to grab stuff when we're trying to leave the plane, okay? So your hands are here. There's a step here, your legs go past the step, yeah? And your head just relaxes on my shoulder. So we're like a banana. Yeah. Boom town, lean rope. I will push us out, and you're gonna hold the banana. Hold it. Lenderi müts on peas ja let's go. Rääkides sellest, et Uus-Meremaa hoiab meid ja meil läheb siin hästi, need samad tuttavad, kes siin töötavad. Nüüd, kuna ma ütlesin, et see kaamera või video tegemine on ülikallis, siis nad hüppavad ka välja ja teevad ikkagi video meile. Nii äge. Ma ise hüppa küll nii lahe. Elus lihtsalt kõik mängib välja. They'll jump behind you. Just while these other guys get them, we'll lean right forward to give them space. Yeah? Yeah, and then they'll get all cozy. Yeah! Heaven to be
It's insane. Does it count if you run to the landing area? I saw someone do that in the Australian swim comp. Naeratus on kõrvuni. väga lahe. Ilusad vaated, natuke jõudis vaadata ka. Jah, väike intsident oli ka, ühed prillid tulid peast ära, aga enda prillid päässin. Ja sain juhtida ka seda langavarju, see oli lahe. Lubas mul. Nice. Nii, nüüd oleme omadega jõudnud Queenstowni. Ja vaatame siin ringi. Esimese asjana peame süüa saama. Et nüüd paariks päevaks jäämegi siia kanti. Ööbime Arrowtownis. Ja nüüd vaatame, mis Queenstownil on jälle pakkuda. Et tunneme ennast nagu kohalikud, et kõik on nii tuttav. We've spoken for weeks and so much has changed. I've been feeling the pieces, but I still can't find my place. You thought you knew me well, but there's one thing I didn't. Uus-Meremaal on selline pood, dairy shopiks nimetatakse, on selline nagu night and day. Ja siin on sellised risti lõigatud friikad, mis on meie jaoks klassika. Me Temukas elasime, siis me ikka sõime neid. Ja siis võtsime siin iced moka ka, et see Austraalia moka on ikka hoopis teistsugune kui Uus-Meremaa oma, et meile meeldib see Uus-Meremaa variant ikka palju rohkem. Ja nüüd naudime siin seda vihmast ilma mägede vahel. Nii, ja meie Uus-Meremaa lemmik toidupood Back and Save, kus saab ka kütust odava hinnaga tavaliselt. Nii et vaatame, mis Back and Save'il siin uut on. Ja leidsime midagi ka Leedust, ei Lätist, mitte Leedust. Tahtsin tegelikult rääkida seda, et mulle tegelikult üldse ei meeldi vihmased ilmad ja ma olen pigem see tüdruk, kes otsib sooja, aga hetkel isegi Uus-Meremaal. Selle vihmaise ilmaga me oleme kuskil mägede vahel, sa ei näe isegi mägede tippu, sa näedki lihtsalt neid pilved nagu katavad ära selle mägede tipu ja sa oled kuskil nagu oru vahel või ma ei tea. Selles on midagi nii maagilist, et ma isegi naudin hetke või no mida, ma eelistaksin ikkagi, et oleks ilus ilm, aga ma olen väga uhke selle üle, et ma oskan nautida seda ja ma ikkagi tunnen, et see on lahe ja mulle meeldib siin olla. Ma ei tea, Uus-Meremaa lihtsalt ma tunnen, see on mu teine kodu isegi, kui ma olime siin nii lühikest aega. Miski lihtsalt sidus mind nii tugevalt sellega. Ja väga hästi ei ole näha, aga midagi on. No nii, ärkasime üles ja vaatame, et jõulud on käes. 10 sentimeetrit lund. Seal meie auto paistab. Selline tore üllatus. I'd rather take the blame 'cause it's easier to living without you. Yeah, I hide my head in shame 'cause it's easier to living without you. Mängime siin lumesõda ümber auto. Et hommikul oli jah selline tore üllatus, et kõik oli lund täis. Viskab mind siin lumepallidega. Ründan. Aga väga ilus ilm on. Puud on kõik lumised, mäed on kõik lumised. Enam, nüüd läheb juba koledaks siin. Jah, nüüd on hakanud päris kiiresti sulama tegelikult, et Without you, swallow my pride and leave all the bad things behind us. Yeah, I'd rather take the blame 'cause it's easier to living without you. Without you, without you.
me täna teeme. Meil tegelikult on pandud juba Franz Josefi juurde ööbimine. Tundus väga mõnus koht, aga kuna lund sadas, siis teed on kinni. Üle mägede ei saa, sest need mägised teed on ikka mägised ja ma saan aru ka, mille pärast esiteks siin riigis ei kasutata on ju talverehve. Meil küll vist peaks olema maastikurehvid, aga kõikidel ei ole. Ja siis need teed on nagu kalda all ja ikka nagu, kui ma vaatan, siis see tee on siksak. Nii et jah, me praegu vaatame, sõidame natukene, äkki avatakse mingi hetk tee. Tahtsime korra mõtlesime, et me läheme mägedele, lumelaudu sõitme siis, aga meil ei ole väga soojas riided, okei, üks asi selleks on ju, aga meil ei ole mingi kindlaid asju, me peaksime neid ostma ja siis kõige olulisem see, et meil ei ole kette, mida siis rehvid ümber panna ja nendega üles sõita. Neid saab linnas küll laenutada või osta. Tegelikult Sukil, kellelt me autod rendime või kes laenas meil oma autod, tal on olemas need, aga ta võttis need täpselt enne välja, kui ta siis meile selle auto andis, nii et kuidagi natukene bad luck sellega, aga plullu. Igas me praegu vaatame, sõidame veits tagasi, äkki saame kuskilt vahepealsest teest ülesse, kui ei, siis me lihtsalt lähme Lake de Capo kanti. Vaatame äkki läheme Hot Poolsi või midagi ja siis vaatame, mis sedasi saab. Et sellepärast nagu Uus-Meremaal eriti on minu meelest väga keeruline planeerida oma reisi, eriti praegusel aasta ajal. Suvel on sellepärast, et kui sa tahad näiteks minna mingit activityt tegema, ma rääkisin, meil on see Hannes ja Langevari hüpet tühistati 3 korda ära ja me olime suvel, mis oli nagu ilus aeg ja oli justkui võiks olla norm. Praegu talvisel ajal me saime siis tehtud selle hüppe ja me tahtsime ka minna seda helikopteriga, mis tahtsime minna haikima nendele liustikele, aga me ei julgenud see riski võtta, et jälle nagu tühistatakse, sellepärast, et see Franz Josefi kanti üldse, kui sa saad sinna haikima minna, on väga, nagu sinna on keeruline saada, et ta ei ole nagu otsetee, ei ole pikk tee, aga et sinna saada autoga, sa pead minema ümber mägeda ja see on näiteks ala, kui muidu oleks see mingi 2 tundi sõitu, siis see on kuskil 7 tundi sõitu, sellepärast, et sa pead minema ümber mägede ja sellepärast ongi keeruline, et suvel on küll teed nagu lahti, aga kui see tee ära tühistatakse, siis seal ei ole väga palju asju ka teha ja kui sa ainult selle pärast lähed, siis on nagu keeruline midagi nagu planeerida, et palju lihtsam on see, et tavai, kas täna on ilusam, kas täna saab tulla, aga suvel on jälle see, et ajad on täis puukitud, et ütleme nii, et Uus-Meremaal sa pead olema väga-väga paindlik oma graafiku suhtes ja eriti praegusel, nagu me näeme. Nii, asjalad on nüüd sellised, et me väga kaua kaalusime, mis me teeme. Kas me proovime või me ei proovi. Meil on ööbimine juba võetud, me jääksime oma ööbimisest arvatavasti ilma. Ring oleks selline 900 või ütleme 600 kilomeetrit umbes. Ehk siis seda me ei hakka tegema ja see on, võtaks 2 päeva enam-vähem aega. Ehk siis kas me üldse ei lähe sinna või me proovime hiljem minna. Täna oleks läinud äkki tagasi siis Lake de Caposse, oleks läinud Hot Poolsi niimoodi. Kaalusime, mõtlesime, et selles suhtes ma saan aru, miks pannakse need tee kinni, sellepärast, et siin ei ole talverehve. Meil on see, et meil ei ole küll talverehvid, aga meil on maastikurehvid. Meil on ka nelikvedu ja üldse nagu selles suhtes meie oleme õppinud, kuidas autoga sõita, kui on lumimaas, aga siin ei ole sellist õpet või midagi sellist ja nende jaoks on ikka päris suur katastroof, kui lumi maha tuleb tegelikult igal juhul. Me mõtlesime, me proovime, et me küll kaotame nagu päeva, kui ütleme nii, et me ei saa läbi ja natuke kütust, aga see seiklus esiteks ja teiseks, ma ei tea, ja kui saame, siis meil on nii palju võita, nii et me siis lähme proovime. Üks silt, see elektrooniline silt ütleb, et tee on kinni, aga siis oli silt nagu kõrval oli nagu T5, et on lahti, nii et ma ei tea, Google Maps ütleb, et on kinni ja internet ütleb, et on kinni, aga viimati oli uuendatud kuskil 2 tundi tagasi, nii et
vaatame, proovime ja kui sa kedagi ees ei ole, siis lihtsalt rahulikult kas või 20-ga sõidame vaikselt selle läbi. Rahulikult, elusalt tervelt kohale ja jah, eks te näete siis kohe, mis saab. Sellised riskivõtjad oleme või noh, me oleme hästi spontaansed, ütleme oma reisimistega. Põnev. Nii, ja oleme jõudnud nüüd siia punkti. Kas siit mingi hetk edasi saab ja kui paljud siit edasi saavad, seda ei tea. Aga noh, eks vaatame. Lähen uurin ja küsin, millal lootust on edasi saada. Seal mingi sahk ootab, aga vaatame, räägin. No nii, ja tehaksegi tee poole tunni pärast lahti, nii et väga hea ajastus ja väga hea otsus meilt. Et risk oli seda väärt. Aga väga harjumatu on näha Uus-Meremaal nii lumisena, et noh, täpselt nagu Eestis oleks mingi esimene lumi maha tulnud praegu. Täpselt siuke tunne. Lihtsalt mäed on veel lisaks. Aga ilmselt tuleb väga ilus sõit mägede vahel, sest mäed ise on ju väga lumised veel. Lihtsalt tee on enam-vähem puhtaks lükatud. Aga noh, eks libe võib ikka olla, et peab ettevaatlik olema. Tundub, et me saame läbi, aga siin päriselt ei nagu tee kinni, aga see avatakse kell 3, nii et me jõudsime, no mingi 20 minni pidime ootama või niimoodi. Ja Hannes läks välja ja ma alguses mõtlesin, ma passin autos, et nii kaua kui ta läheb, vaatab, et mul on jalanud märjad ja plätudega olen, et ei taha väga külmetada, et ootan autos. Ja siis Hannes ütles 20 minutit, siis ma ütlesin, okei, ma veitsi liigutan ennast ja meil on niigi vaja nagu sõita päris kaua. Pean ka vaatan välja ja meie ees oli kohe mingi 2 autot, mingi mehi ja Hannes reaalselt jättis korra mu üksinda. Ja need mehed kohe olid mul, hakkasime nagu rääkima mingi, noh, Hannes, liigume, okei. Igates, ja kohe hakkasime nagu suhtlema ja küsin, kus pärit oled ja bla bla ja siis tuli Hannes mu juurde, üks naljakas. Ma arvan sellepärast, et ma olin üksinda, sellepärast nad hakkasime ka rääkima, kuigi kiivid on väga sõbralikud, aga ma arvan, et suurem põhjus selles oli see, et ma olen noor naine, noor tüdruk ja see oli karilisem mehi. Ja siis tuli kohe Hannes ka juurde, tšau. Nii, ja mis ma veel tahtsin öelda, et me oleme täna nagu ülirahulikult võtnud ongi, et vaatame jooksvalt, lähme proovime, et me oleme isegi mingites linnades peatunud, sest muidu me oleks suht tõenäoliselt läinud otse sõitnud siia kanti, Franz Josefi kanti siis, aga me mõtlesime, võtame rahulikult, et me ei tea, mis seisukord on ja kuidagi jälle see, et kas see elu hoiab või kuidagi mingi värk meile nagu ütleb või õpetab, et rahulikult ja me ei peanud siin näiteks passima, et arvatavasti, kui ma oleks siia varem tulnud, oleks me peanud kauem passima siin, nii et ma ei tea, miski hoiab meid või miski annab meile mingeid signaale, kuidas ja mida teha, nii et me oleme mega tänulikud ja ma ei tea, võib-olla meil on tõesti mingi side Uus-Meremaaga, võib-olla päris kindlalt tegelikult. Lõpuks jõudsimegi kohale Franz Josefisse ja meie ööbimiskoht on ka mega ilus, mega nunnu, mega tore. Need, kes seal töötab, on ka mega tore. Tegelikult juba ma kirjutasin nagu vahepeal, et võib-olla me ei jõua, kas saab nagu edasi lükata või canceldada või midagi. Ja ta oli kohe hästi abivalmis. Aga et ütleski põhimõtteliselt äkki homseks siis lükata, aga me ütlesime, me üritame ikka kohale jõuda ja me jõudsime ja tema rääkis minuga eest, aga oli mega tore. Ja kuna meil on täiega meeldib see koht ja täna me jõudsime suht hilja, hetkel on juba mingi varsti 6 saamas. Ja siis me küsisime, kas me saame nagu ühe öö veel siin olla, meile täiega meeldib, me samasse tuppa ei saa, aga me saame siis
teise tuppa, mis on isegi parem, sellepärast et praegu meil on eraldi voodid, aga siis me saame ühte voodisse. Et natuke peame kolima, aga pole hullu, et seal on ka pesuruum ja kõik asjad sees. Ja kuna me nagunii tahaks homme minna haikima midagi, homme ei luba vihm õnneks. Et homme ei ole ka mingi ilus mingi päikseline ilm, et on ikkagi pilvina, aga et midagi saame teha. Ja siis saame terve päeva olla, et me ei pea muretsema, et kuskil peale haike peaksime hakkama kuhugi ronima või hakkama edasi sõitma. Et väga tore. Väga, ma nagu ei saa sest üle lihtsalt Uus-Meremaa level sõbralikkus on nagu next level, ma ei tea lihtsalt. Või lihtsalt meil veab, me puutume selliste inimestega kokku, aga ma ei tea. Tõesti hämmastav ja nii südant soojendav ja ma ei tea, nii tore. Meil on siin selline ööbimiskoht, et siin saab tasuta saab popcorni. Siis on selline korralik kõõk. Siit saab juurde neid asju, popcorni asju. Ja siis on siin ka selline uhke kohvimasin. Ja siin on teatud restoranidest saab ka alla hindlust. Siin on igasugu asju kirjas. Ja meil on ka lisaks siin selline hot poolsway. Kuhu me kohe lähme? Kuhu me kohe lähme just. Lost in a far memory. What this is about. We used to have it all. The late nights on the beach, running wild